Palle autoringlusest siin ja alustame autoringluse väljakutse 3. osaga. Praeguseks on siis Clio müüdud, eelmises videos ütlesin ka, ja 1250 € oli Clio müügihind. Ehk siis hetkeseisu. Ja see teeb praeguseks kokku vabakapitali numbriks selle numbri. Aga juba läksin shoppama, pärast Clio müüki paar päeva hiljem tuli esimene autoringluse väljakutse auto ja tegu on Land Rover Freelanderiga. Olen lugenud kommentaaridest, et on tehtud etteheiteid, et rohkem tööd võiks autode kallal ise teha ja nõus. Aga ma nüüd eiran ikkagi seda kommentaari selle koha pealt täielikult, et ma nüüd teen siukse huvitava lükke selle autoga. Aga mul tuleb veel autosid, mul on vaba raha üle, et üldse ei pea muretsema. Ja seal on ilmselt ka tööd. Aga selle Freelanderiga teen ma nüüd niimoodi, mida ma mitte kunagi põhimõtteliselt ei tee. Aga ma proovin, et ma ei tee taga mitte midagi. Ja see tuli mulle 31. detsembri õhtul see auto ja tegu on siis nii-öelda komplektse sõidukiga, tal on toimiv 4 automaatkastiga bensukas, 190 000 sõitnud, üpriski hea kerega, siin on üksikud efektid ainult kerel ja neid on vähe. Ja need on pigem nagu iluteemalised, et rooste mõttes on siin asi väga hästi, isegi seda pole peaaegu kuskil. Ja miks ma otsustasin, et ma siukse asjaga üldse julgen õnne proovida? Ma olin täiesti kindel, et kuna tal on toimiv 4 ja ta on suhteliselt mugav ja ta on päris heas korras ja aastase ülevaatusega, siis sellele autole leiab ka niimoodi sellises seisus ostja. Loomulikult see ei ole autoringluse põhiprotsess ja ma jätan siit kindlasti nii-öelda potentsiaalse kasumi välja võtmata, mida võiks võtta välja, kui teha see auto nagu perfektseks. Aga ma kardan natuke seda, et kuna ta on 2001 aasta auto, siis võib-olla kui ma teen tavaprotseduurid selle autoga, siis võib see hind liiga lakke minna ja müük hoopiski keerulisemaks minna. Ehk siis selle autoga on nüüd niisugune lugu. Lühike video, ma ei tee taga mitte midagi. Ma pesin ta puhtaks 2 € eest ja väljast kõik. Ja ainus asi, mis ma tegin, ma võtsin ta nii-öelda enda kätte, ma sõitsin taga ja ma tahtsin veenduda, kuidas ta käitub maastikul ja kas ta 4 on okei. Ja ta käitus maastikul super hästi, ülihea läbivusega ja nii ta müüki läheb. Tegelikult praegu filmimise hetkel on mul kuulutus aktiivne. Läks ta üles, ühesõnaga ta on olnud aktiivne, pole ööpäevagi olnud vähem ja vaatame, mis saab. Et ühesõnaga, täna õhtuse seisuga on siis kuulutus olnud aktiivne 1 ööpäeva. Ja läheb ta müüki hinnaga 990 €, seda ma kindlasti kaubelda ei lase, sellepärast, et siin on juba tegelikult, ma arvan, et 500 € on metalli ja velgede näol olemas ja tal on toimiv 4 veel kord kordan. Et vaatame, mis saab. Selle auto filmimise lõpetame kohe ära, ma näitan veel ainult salongi. Kuulutus autodiilerisse läheb üles, link tuleb kirjeldusse. Ja vaatame, mis saab. Ma ei ole niimoodi proovinud ja ma proovin olla hästi aus, öelda ta puudused ära. Tal on kiirendusandur vaja vahetada näiteks ja koha peal on sooja puhumine natuke nõrga võitu, aga nii kui liikuma hakkad, siis on kõik hästi. Ja üks iluviga kerel, karp on natuke lömmis ühe koha pealt. Muud ma nagu ei mäletagi. Ühesõnaga, niisugune on. Ja vaatame, äkki õnnestub seekord nii ja saab tegeleda teiste autodega, millel on rohkem potentsiaali. Sisu on mõõdukalt kulunud, aga samast on täiesti terve. Seda saab taastada, kui kedagi häirib. Siukest asja värvitakse tegelikult, seda ka. Nahksisu, istmesoendused töötavad. Siukene mõnus vanakooli display, eriti meeldib mulle see makk. Sellise makiga on siis Land Rover Freelander. Nüüd veel selline uudis, et Land Rover filmimise päeval läks ära, osteti ära. 990 € oli hind, müügihind siis. Ja Land Roveri ostuhind oli 500 €, kuludesse
omaniku vahetus 55 eurot, kütus 15 eurot, pesu 10 eurot. See teeb siis kokku 580 eurot ja 410 eurot jääb Land Roverist kasumit üle. Väga üllatunud olen, et see asi nii kiiresti käis. Ehk siis Land Roveri linki ei tule videokirjeldusse, sest et teda pole enam, ta on läinud. Koondsumma ma panen siia video peale, sellepärast et ma ei tea seda peast. Ja see summa ühesõnaga on selline. Autoringluse väljakutse osa 3 jätkub siis Maniac auto eest ja kohe lähme sisse ka. Siin on Renault Clio ja siin on vaja vahetada ära ukselukk. Ukselukk ei lähe lukku ja või sellest puldist kõik liigub, töötab, aga ta jah ei lukustu nii-öelda. Uks kinni seisab, aga ta ei lukustu. Ja mingisugune kontakti error on, airbagi tuli vahepeal läheb põlema, aga see selleks, kohe uurime asja. Ja sees on teine auto, mida Martin aitas mul siis täna teha ja Focus, me vaatame. Nii, siin on meil üks Focus, millel on tiivad läbi, muidu on auto täitsa korralik. Täna siis vahetame tiivad ära. Ma näitan siit lähedalt ka. Focuse tüüp viga on see, et esitiivad lähevad lihtsalt läbi, mädanevad läbi. Aga sai lammutusest ostetud uued tiivad ja värvikambrist sai lastud need ära värvida. Ühesõnaga ma näitan need tiivasi pärast ka. Panin need tiivad nüüd praegu siia maha, sest auto tõstame tõstukiga kohe ülesse. Peame esirattad alt ära võtma, et oleks lihtsam esitiivasid vahetada. Nii, ma näitan nüüd neid tiivasi ka. Need on lammutuse tiivad. Need olid vähese roostega. Need sai nüüd siis ilusti ära taastatud ja värvikambrist sai need ilusti ära värvitud. Ehk siis värvikambri plussiks on see, et pärast ei pea tegema mingit vesiliffi ega poleeri. Et nii nagu sa värvi ja laki peale lased, siis niimoodi saad sa ka kohe neid pärast kasutada. Ta on väga ilus ja tugev. Tiib sai nüüd ilusti vahetatud. Väga hästi sobib värvitooniga ka. Halli on tegelikult väga raske värvida samasse tooni, aga konkreetselt see tiib minu arust läheb väga hästi tooni. Ja hetkel on siis üks pool tehtud, teine pool on tegemata. Nüüd sai ka teine tiib vahetatud, kohe ilus on vaadata. Nüüd peaks see ikkagi jälle aastaid kestma. Et muidu on kõik korras, lihtsalt Focusel on esitiiva probleemid kahjuks. Nii, Focus ja Focuse puhul loomulikult kõige suurem mure on rooste mure. Ja siin on küljes A-osa värvitud tiivad, mis said täna hommikul külge ja külge läksid nad selle pärast, et vanad tiivad olid väga kehvas seisus, aud olid sees. Ja põhimõtteliselt see oligi selle auto suurim miinus. Auto on ostetud Tallinnast pimesi ja jutu järgi muus osas peaks ta olema suht hea, et näiteks on tal iga aasta käidud samas kohas hoolduses ja ilusti on kere peal olema samas rihma vahetus üle-eelmisest aastast. Ja nüüd tegeleme teiste väiksemate iluvigadega ja kahjuks on nüüd olukord selline, et hinnaklass ja seis on selline, et ei saa kogu autot üle värvida, kuigi võiks nii-öelda ideaalis, eks ole, kriime on põhimõtteliselt igal detailil. Ja järgmine suurim aga on siis ütleme karpide pealt tegelikult koorunud värv, et karbid on täiesti terved sealt alt, ma kohe filmin ka lähemalt ja see tuleb maha nühkida ja põhimõtteliselt koduste vahenditega teha viisakaks silmale, et esitiivad, need mis olid päriselt kriitilised, need on vahetatud, ülejäänud on pigem nagu kosmeetiline mure, aga jätkame.
vahetatud hammasrihm, nagu ma ütlesin, suur väärtus, eks ole. Ja varustus oli ka päris hea, äkki ta on see Kia, öeldakse Kia või? Läbisõit ka. Vabandust, läbisõit 207 000. Et niuke ta tuleb ja ma arvan, et selle ostab keegi lihtsalt, kelle jaoks selline asi ei ole nii-öelda deal breaker. Näed, karp on täiesti ühes tükis terve, isegi ei tundu mingid lappimisjälgi. Uus tiib on muidugi ilus, et ütleme siis niimoodi, et võib veidi pornotuuningusse kategoriseerida selle, aga midagi ei ole teha selles mõttes, et kui hakata nagu minema, siis siin neid mingisuguseid väiksemaid asju leiab nii-öelda igalt poolt ja see on tegelikult veel isegi, et kõige, aga sellega me veel tegeleme. Ja nii on, et selle auto nii-öelda lõpptulemus tuleb selline, et pahad kohad, siin on veel mingi kriim ja mingid asjad, et ei saa kõike teha, vastasel juhul selle auto müügihind läheb lihtsalt liiga kõrgeks. Et ma arvan, et selle ostab keegi, kellel on suhteliselt suva, kas siin koha peal on mingisugune, siin koha peal on mingisugune iluviga või mitte, sest uksed on tal ka nagu ilusad, stanged. Oota, ma proovin, saate kangi veel korra anda või? Siis ma saan näidata kaadrisse ka. Et näed, õtsab uks, et see on nüüd tõesti siuke olukord, et see nüüd on tõesti läbi, et ma käisin lõtku testis ja siin on, natuke kehva koha peale panin. Natukene annab palju liikuma, ma praegu muidugi ise liigun ka kaasa. Kuulda pole, selles mõttes sõites ma seda ei kuulnud, aga tegelikult need on vaja ära vahetada, aga põhimõtteliselt sõites ma ei saanud midagi aru, ülevaatus on tal peal. Ehk siis see jääb hetkel praegu siin filmimise käigus tegemata, aga proovin selle lahendada lähipäevil ära ja Clio siis jõudis ühe daami käest Kehtnast minuni, ise muidugi käisime järgi Martiniga koos, üksi ei saanud tuua ja ilusa taustalooga nii-öelda, et iga aasta käinud kohalikus töökojas, lasknud kõik asjad korda teha ja tuli ta siis selliste puudustega, et mõned iluvead, neid on fookusest vähem. Ma võin proovida näidata. Siin on mingid, natuke on näha, mingi värvikild on lahti, aga Renault näed ei võta nagu suurt roostet ülesse. Ja siis uks ei lähe lukku. Juhipoolne uks ei lähe lukku. Kohe proovime uurida seda, mul on uus lukk juba käes ja siis tegelikult nagu päris naljakas viga, et ma tean, et siuke klassikaline eraisikust automüüja, kes Eestis ostab müüb autosid, seda lukku kindlasti korda ei teeks, sest inimesed tegelikult seda ostes ei proovi, aga see selleks, mõni kindlasti võib-olla teeb. Mina tahaks selle ära teha, loodan, et õnnestub ja siis teine, mis on tegelikult nagu ka viga, mis segab ülevaatust, aga tegelikkuses ei pruugi olla üldse midagi tõsist, et airbagi tuli põleb ja siis info eelmise omaniku käest on see, et probleem pidi paiknema kõrvalistme all. Et seal on mingisugune pistikühendus ja seal pidi mingi kontaktihäire olema. Ma ei tea, kas see on nii, aga proovin vaadata, äkki leian ülesse. Ja muus osas tegelikult ready to go. Et ma ei näe, et siin rohkem väga midagi tegema peaks. Salong, praegu on auto üleval, juhiistmel on üks serv on natukene katki, aga seda ma ei tee. Et keda see nii väga häirib, siis lammutused müüvad kindlasti neid Clio istmeid väga odavalt, sellepärast, et ma ei näe, et neid väga paljud osta tahaksid. See on alati siuke kuldreegel, et kui on vähe tahetud jupp, siis ta ei maksa ka eriti palju raha. Ja sisu on suht puhas, et mingit keemilistele kindlasti ei ole teha vaja. Ja loomulikult mingisugune loputus välipesu. Ja nii ongi, selles mõttes, et ma näen, ma sõitsin ka taga nüüd väga hästi sõidab ja väga nii-öelda fresh on igatepidi selle roolis olla.
mis tal veel omapärane on see, et ta on hästi lihtne auto ja tal on väntadega aknad näiteks ees ka. Et nali naljaks, aga mul on olnud elu jooksul päris palju kliente, kelle jaoks on see suur pluss, kui on võimalikult vähe lisasid. Et siis ei ole ka asju, mis katki saavad minna, et tal ongi täpselt niimoodi, et puldist lähevad uksed lukku, tulevad lahti, raadio on sees, ma ei tea, mingi pardakompuuter nii-öelda ja tuled põlevad ja 3 pedaali ja käigukang. Et enam-vähem nii ongi. No ABS on ikka tal, aga näiteks veojukontrolli ei ole, mida sellist väikse kategooria autodel tihti ei ole sellises hinnaklassis ja vanuses. Müügihinda mõtlen veel, ei tea, ma vaatan, mis ma siin ära teen ja kas jääb midagi tegemata ka. Aga ühesõnaga oleme siis sealmaal, et autoringluse väljakutse 3. osa koosneb siis 3 autost. Ja selleks on siis Land Rover Freelander, Focus ja Clio. Edasi vaatame juba, kas jätkame samamoodi, et mitu autot ja kogust suurendada või üks ja kallim. Ma ei tea ette selles mõttes, et uus aasta on käes ja registreerimistasud tuleb maksta. See igal juhul võib olukorda muuta. Ma ei oska öelda, kas ta teeb lihtsamaks, no lihtsamaks vaevalt ta teeb, aga et mida ta muudab ja kui palju keerulisemaks ta teeb, et prooviks praegu esialgu need 3 autot siis maha müüa. Ja siis vaatame edasi, mis on hetkeseis. Hetkel ma siis võtan seda juhi ukse plastikut maha ja tegelikult siin tundub suht loogiline kõik. Aga kui oleks mingi vähe uuem auto ja ei näeks võib-olla kõiki kruvisid, siis ma vaataks YouTube'ist kindlasti enne, kuidas keegi seda teinud on, sellega säästab aega kõvasti, et näe siin ka ikkagi ei ole kruvid sama pikad, meelde peab jätma, mis kuhu. Ma panen nad niimoodi endal põrandale järjekorda sealt alates. Ja nüüd on võimalus see muidugi ära lõhkuda, et kui mitte näha kõiki neid kruvikohti, siis on reaalne, et kuskilt jääb kinni ja hakata väänama, võib katki minna. Äkki nii, ja troska. Nii, nüüd on jäänud pistik, täpselt sama. Kood on erinev. Pool on õige. Ma ei tea, lootust on. Trossid tunduvad ka sama pikad. Ma võiks siit kuidagi valgusega pääseda. Võt nii. Ja nüüd läks ta ringiga ümber kogu selle lingi. Ja see läheb nüüd siia. Aga trossi kõri on ka kinni vaja saada. Ja see on peavalu. Ja sealjuures ma lõpetasin filmimise ära, kuna ma võtsin seda lukku veel mitu korda maha, panin veel mitu korda tagasi ja kõige lõpuks selgus, et varuosa oli vigane. Kasutatud varuosadega on see oht, ei ole alati üldse mitte pahatahtlik. Ja siis hiljem koos ühe mehe abiga ma sain ikkagi 2 lukust ühe kokku nii-öelda ja läks ta siis külge kodugaraažis. Mis tähelepanekud siis on? Tähelepanek on see, et kena on siit. Focus oli ka okei, aga see on parem. Ja Bilsteini amort näiteks on all. See on ka siuke väike märk, aga märk sellest, et keegi, kes need siia pannud on, ei ole valinud kõige odavamaid. Vedrud tunduvad suht värsked. Lähme edasi siit. Sumps okei, karbid okei ja üldine põhjaalune on täiesti normaalses korras.
vaatame siit. Nii, näed, katalüsaator on ka olemas, neid on ikka, mina neid alt ei ole ära võtnud mitte kunagi, mitte ühelgi autol, mida ma müün, aga olen saanud küll autosid, millel neid ei ole. Piilume siia vahele ka, Stabika kont tundub suhteliselt värske. Nii, mis me siit veel näeme? Sarniir, ei, kogu õõts. See õõts ka kindlasti ei ole originaal. Siin sama näha on, et sarniir on värske ja õõts ka. No värske, selles mõttes, no mingid roosted täpikesed on peal, Stabika kont ka. Aga näha on, et on vahetatud nagu mitte mingi 10 aastat tagasi, pigem ma arvan, suht mingi aasta tagasi. Mis ma siit veel näen? Ma näen üsna värsket õlifiltrit, sellel oli tegelikult info ka kaasas, et aga minu poolt on praegu kõik ja nagu ikka, siis olen tänulik igasuguste likeide ja tellimiste üle, sellepärast, et nagu olen varem öelnud, siis see annab hoogu ja see aitab neid videosid tegelikult teha ja kohtume juba varsti. Minu poolt praegu head aega.